Tere tulemast, kallis rahvas, terviseseminarile ja andestust, et te heli siiamaani ei kuulnud, arvutid teevad ikka viperusi. Aga ei ole hullu, ma loodan, et nüüd on ilusti kõik kuulda. Suurepärane. Mina olen Tanel Hermel ja nimetame ennast siis terviseentusiastiks, sellepärast, et ma olen valdkonnas olnud juba 10 aastat, aidanud oma perel esimeses osas, aga tuhandetel teistel inimestel parema tervise juurde, niimoodi, et ei peaks häirima elustiilihaigused ja oleks igapäevaselt tagatud vitaalne olek. Otse loomulikult, kes ma selline olen, et ma niimoodi üldsegi saan öelda, et kindel on see, et ise ja oma perel me midagi õigesti teeme, kui 10 aastat ei ole olnud terviseprobleeme ei minul ega enamuselt meie perel. Viimati ise olin haige 2016 aasta jaanuar. See tähendab seda ka, et isegi nohu ei esine, et saame vitaalselt vananeda. Ja kõige rõõmsam on see, et paljud inimesed ütlevad, et nad ongi terved, täiesti suurepärane ja teeme nii, et see nii jääbki. Aga kui minu taust, kui 10 aastat tagasi 39 olin ja ikka aastas korra olid mingisugused terviseprobleemid, kaasa arvatud oli kas kopsupõletik või bronhiit või siis hüppeliiges ei toimunud, mingid nahaprobleemid. Ühesõnaga, ma arvan, et see on normaalne elu osa. Tegelikult saab elada tervelt ja vitaalselt ka. Ja täna on sellest juttu, kuidas lihtsaid nippe kasutades või näiteks tehagi terviseteste, vereteste ja vaadata, kas sa saad oma toitumisest kätte need kõik lisandid, mis sa võtad, kas need toimivad või ei toimi sul. Et ühesõnaga, selline väga mõnus praktiline 3 tundi, et räägime tervise ABC-st, mis on kõige olulisem ja just ennetuse võtmes ja raku võtmes. Aga hakkame siin järjest nüüd minema ja jagan oma teist ekraani ja slaide. Paralleelselt siin inimesi lasen ka liinile, kes siin hilinevad natuke, et saame kõik siit korraga tehtud. Nii. Ja ma eeldan, et mu teine ekraan on näha. On mul õigus? Ei ole. Siis ma võtan veel kord. Nii. Nii. Nüüd on kindlasti teine ekraan näha. On mul õigus? Suurepärane. Kuna ma kohe panen ühe settingu ka õigeks, et saaks saaks arvuti häält ka jagada. On huvitavat eelnevalt heli ei tulnud läbi, aga vahet ei ole. Nii. Aga mis see kõige olulisem osa siin on, mis meil kõige tähtsam on, et me oleme kõik huvitatud sellest, et meil oleks endal hea tervis ja oma perel ja lähedastel. See ongi see kõige olulisem. Et me saame olla õnnelikud, me saame ükstaskõik mida siin teha ja me oleme, kui vanad me tahame, võime siin rannas ratsutada, siin lapsed seljas, ei ole pärast mingid tervisemuresid ja 3 päeva me ei ole haiged, et selg on valus. Et me saame olla rõõmsad, vitaalsed, aga siis kuidas ja mismoodi, et see on üks suur küsimus. Et mis probleemi me üldse maailmas siin lahendame. Et jah, olete tähele pannud, et probleemid, kõik me oleme tervemad, teeme sporti, sööme tervislikult, teeme ise süüa ja osta poolfabrikaate, aga panete tähele, et terviseprobleemid ainult kasvavad ja kasvavad ja kasvavad. Et aga miks see on siis nii? Aga siinkohal tuleme natukene ajast siis tagasi ja vaatame, mis siis on kõige algpõhjus. Et juba 2000 aastat tagasi
tõstatati selline tõde, et olgu toit teile ravimiks ning teile ravimiteks olla toit. Ja seda nüüd õpitakse arstiteaduses esimesel kursusel toitumise all. Ja et kuidas üleüldse me moodustame, meie keha moodustab ju rakkudest, rakkud moodustavad organid ja terve keha moodustame. Ja kui meil on ju miskit haigus kallal, aga midagi ei tööta meil, mingi nii-öelda organ või kehaosa või on meil siis nii-öelda kehvasti töötab, mingi ensüüm ei tööta, siis kõik ju algab sellest rakkudest, raku kogumist. Et järelikult ta ei ole saanud ju õiget kütust peale, õiged erinevad toitained. Aga tuleme nüüd siin ajas edasi, mis siis on juhtunud üldsegi toiduga? Miks vanasti kõik oli nii õnnelik, kõik oli nii hästi, kõik vanemad, vanaisad said meil kõike jahu süüa ja pirukaid süüa ja ei olnud neil häda mitte midagi. Et vaatame nüüd natukene otsa, mis siin ajaloos on juhtunud. Kui meil oligi varem kasvatati toitu, ehk siis loomi, siis nüüd meil toodetakse loomi. Meil olidki loomad olid ja taimed ja kõik olid meil täis vitamiine, mineraale, fütotoitaine, kõik õiged rasvad olid. See toit oli päris loodusest. Milline nüüd praegu tänapäeva toit on? Tänapäeva toit on enamuses selline kõrgelt töödeldud, aga üks asi on see töödelt toit, aga siis ka, et toidu tootmine toimub sellises massilises ulatuses, et kaotsi lähevad seal kõik nii-öelda kasulikud toitained. Ja see on näiteks, kui me vaatame nagu lähemalt, mis on juhtunud, siis näiteks sellised olulised rasvhapped näiteks on meil toidust läinud kaotsi. Näiteks nagu või on sassi läinud, et on sellised rasvhapped nagu omega-6 ja omega-3. Teate, enamuses me saame omega-6 tänapäeva toidust tohutult palju rohkem kätte ja vanasti me seda nii palju ei saanud. Nimelt, meil peaks olema toidus siis keskelt läbi selline omega-6 rasva ja omega-3 rasva vahekord, selline 2:1 või 3:1. Muideks Eestis ongi soovitatud, et 2:1 on see tervislik vahekord rasvadel, et omega-6, 3. Et omega-6 tekitab meil põletikurakus ja omega-3 võtab põletiku maha. Ja kuskil Eestis 1990 ja mujal läänemaailmas 1960 hakkas muutuma seoses toidutööstuse revolutsiooniga seesama rasvhapete suhe ka. Ja mis on juhtunud, et tänapäeval näiteks Eestis on keskmine rasvhapete tasakaalutus on selline 10:1. Ehk siis 10 korda enam on meil toidus, ehk siis veres ka, on omega-6, mis tekitab põletikku. Ja mis sellest siis nagu juhtub? Et numbriks, aga nagu minul 10 aastat tagasi olid mingi liigeseprobleemid, nahaprobleemid, olin haige, lapsed olid lasteaias ainult haiged, kõikvõimalikud terviseprobleemid olid meil kodus. Aga sealt tulenevadki, et kui meil oleme pidevas põletikus protsessis, rakud korrektselt ei tööta meil, siis hakkavad tasapisi välja kujunema, ongi kõik liigesepõletiku, psoriaasid, atoopilised dermatiidid, kõrged vererõhud, muuhulgas ka näiteks Alzheimer, kõik võib alguse saada sellest samast põletikulises 5:1 üles vahekorrast, ainevahetuse häired, astmad, allergiad, viljatuse probleemid, autoimmuunhaigused. Põhimõtteliselt 98% kõigist haigustest oleks peaaegu olemata, kui me hoiaksime sünnist kuni raugaeani või isegi eostamisest raugaeani oma rasvhapete tasakaalu selline 2:1 või 3:1 tasemel. Et ega ilma asjata, siis ei ole sellist asja välja kuulutatud, et näiteks täna muideks on rahvusvaheline omega-3 päev. Ja selleks, ma loengi korra ette, mis nüüd ma AI käest, kes on meil kõige targem tänapäeval, AI käest siis küsisin, et mida huvitavat ja üllatavat ma võiksin tänasel terviseseminaril inimestele lugeda ette omega-3 faktidest. Ja just 5 erinevat fakti, mida enamik võib-olla ei tea, ja mida AI siis kirjutas. Siin on 5 fakti, mis on teaduspõhised, kuid enamik kuulajaid neid ei tea. Ehk siis vaatame, ehk siis kõik teavad, mis siis on see üldine teadmine, mis mitte. Ehk siis esimene, omega-3 ei ole üksnes aine.
toime sõltub vormist. Mis see siis tähendab? Et oomega-3 koosneb bioloogiliselt kahest molekulist, EPA ja DHA. Et EPA on näiteks põletiku modulatsioon ja DHA on rakkude membraanide struktuur ja ka on närvirakkudes. Ala näiteks, mis on ka oomega-3 üks alamrasv, tema näiteks taimsed konverteerub inimese kehas EPA-ks ja DHA-st, aga see on väga piiratul määral. Ja ehk siis, mis on loo moraal, et kui on kuskil kirjas oomega-3, ega see ei tähenda, et see oomega-3 kohe sul toimib ja et need ei ole funktsionaalselt võrdsed. Nii, see oli esimene faktor. 2. Oomega-3 mõju ei tule nii-öelda lisamisest, vaid membraanide ümberkujundamist. Siin on mõeldud rakumembraane. Ehk siis EPA ja DHA, millest juba oli kohe juttu. EPA võtab siis põletiku alla enamuselt kõigis rakkudes, aga EPA võtab põletiku alla, DHA on siis rohkem nagu närvirakkudes ja silmades ja ajus. Et EPA ja DHA ehitatakse rakkude membraanidesse fosfolipiidide koostisse. See muudab membraani pehmust ehk siis läbilaskust ehk siis rakkuaine vahetust. Sellest kohe varsti räägime. Retseptorite tundlikkus, põletiku mediaatorite süntees. See on struktuurne biokeemiline muutus, mitte lihtsalt põletiku vastane toime. Ehk siis, kui ma ennem ütlesin, et just, et mis on muutunud, et oomega-6 tekitab põletiku meil rakus, oomega-3 võtab põletiku maha, siis kohe, AI kohe ütles, et see ei ole lihtsalt põletiku vastane toime, vaid seal on midagi kõvasti enamat. Et see on meie oomega-3 on üks selline meie ehitusmaterjal. Iga raku komponent. Nii, punkt 3. Kalad ei tooda ise oomega-3 rasvhappeid. Ohoo! Levinud on arvamus, et kala on oomega-3 allikas. Tegelikult on kalad lihtsalt vahendajad. Oomega-3, eriti DHA ja EPA, sünteesivad hoopis mikrovetikad. Kalad saavad need kätte vetikatest või teistest väiksemaid kalu süües. See on oluline teadmine neile, kes otsivad taimseid alternatiive, et vetikaõli on algallikas. Aga mis on siin veel? Kohe, väga hea, Mait, sa ütlesid, et siin on ooteruumis inimesi. Super. Nii, lasen kohe sisse kõik. Vaat, mis võib juhtuda, kui räägid siin juttu, et saab inimesi vahepeal juurde lisada. Nii, palju õnne, meid on 35 juba siin. Nii, aga jätkame nende üllatuslike monti. Ja mis on veel? Siit tuli loo moraal ka see, et kui te sööte kasvatuse kala, siis järelikult, kui me nüüd teame seda, et kalad on siis nii-öelda ainult vahendajad oomega-3-l, siis kas see kasvatuse kala, mida te ostate, kas seal kasvatus annab neile mis toitu? Kas ta annab neile vetikaid või neid väikseid merekalu, mis on omakorda vetikaid söönud? Ma võin teile öelda, et enamus need kasvatused ei anna sellist toitu. Ehk siis üldlevinud on see, et kasvatuse kala on oomega-6, mis tekitab põletiku, mitte oomega-3. Nii, 4. siis üllatuslik väide. Oomega-3 tase ajus mõjutab närvisüsteemi elektristabiilsust. DHA moodustab kuni 30-40% aju fosfolipiidsest rasvhapetest. Muideks kuskil 70% on siis aju koosneb rasvast ja sellest 30-40% omakorda DHA ehk siis oomega-3 üks alamrasv. Ja siis see mõjutab siis sünaptilist plastilisust, membraani potentsiaali ja serotoniini ja dopamiini retseptorite funktsiooni. Madalam DHA tase on seotud suurema kesknärvisüsteemi põletiku, sulgudes Alzheimer, Parkinson ja meeleoluhäirete riskiga. Ja näiteks 5, mida ka paljud tegelikult tea ja ma olen palju näiteks jaganud sotsiaalmeedias seda, et oomega-3 on siis, ja eriti EPA, see on siis sisemine päikesekaitse. Uuringud on näidanud, et pikaajaline ja piisav oomega-3 tarbimine võib suurendada naha vastupanu UV-kiirgusele. See ei asenda päikesekreemi, kuid EPA aitab blokeerida ensüüme, mis söövad pärast päikese käes olemist meie naha kollageeni. See tähendab, et vähem kortsuid ja tervemat nahka. Et see oli siis tänane nipinurk
rahvusvahelise oomega-3 päeva puhul. Ja keda huvitab rohkem selle nahateema, siis küsige minult viidet, et mul on paar sellist väikest artiklit kirjutatud koos teadusuuringutega, mida teeb just EPA ja DHA nahale. Et ma tavaliselt, kui kevad on käes ja päike juba piilub kõrgelt, siis ma tavaliselt jagan neid nipinurga toimetusi. Et saaks inimesed kasu sellest. Ja enda puhul võin öelda, kui juba päikesest jutt oli, et mulle meeldib väga reisida ja talvel igal pool Aasias ja suvel ka. Ehk siis, kui ma vanasti põlesin päikese käes ära, siis nüüd, kui ma päikese kätte lähen, siis ma olen korraks punane ja täpselt sama päev olen juba õhtul tumepruun. Et see töötab laitmatult, et võin öelda. Et kui hoidagi pidevalt oomega rasvhappeid, seal alguses rääkisin nendest rasvhappeid 2:1 enam-vähem, et siis toimib laitmatult ja mina olen need hoidnud omal 10 aastat, aga lähme nüüd kohe selle esitlusega nüüd edasi. Ehk siis, kui meil on oomega-6 on üleliia ja oomega-3 on vähe, siis vaadake, et kõiksugused võimalikud liigesvaegused, südameprobleemid, veresoonkonna probleemid, et kas keegi tahaks, et tal oleks vähenenud ajutalitus, et ma arvan, et mitte. Ehk siis paljud on öelnud, et mis imeravim on oomega-3. Ei, see ei ole, see on tegelikult täiesti tavaline toitaine, mida me ei saa lihtsalt tänapäeval kätte. Ja kui see on igas meie rakumembraanis asetseb, siis mõelge ise, kui iga rakk toimib korrektselt, järelikult meie keha suudab toota korrektselt organeid ja kõik keha hakkab tööle. Tavaline biokeemia. Ja vaatame, mis siis oli aha-moment minul siis 10 aastat tagasi. Ehk siis minul öeldi, et PERH-is öeldi, et minu lapsed, miks nad on aneemilised, miks nad on haiged, et öeldi, et nemad ei omista toitaineid. Et anname küll vitamiine kõik, aga ei omista. Ja öeldi, et keha ei omista toitained. Ja mis siis 2015 aasta lõpus, 16 aasta algus ma hakkasin uurima, mis toimub, et see on geneetiline probleem meil peres, et nagu arstid ütlesid. Ja siis selgus, et see geneetiline probleem on, vaadake, et siis rakuaine vahetuses. Ehk siis meie pererakud olid sellised, nii-öelda, et kuhu ei läinud toitained korrektselt sisse ja jääkained ei väljunud. Ehk siis me võime siis üldistatult öelda, et meil nii-öelda, rakud on ka nagu nii-öelda nagu meie, et sööme ja käime nii-öelda tualetis. Samamoodi rakud võtavad toitained sisse ja lasevad jääkained välja. Iga rakk, mis meil on, üks toodab meil nahka, teine toodab meil silma, kolmas toodab juuksed, neljas, viies toodab luud. Mis iganes see rakk on mõeldud, milleks ta. Ja vaadake, iga rakk ju vajab selle sama kindla rakuliigi jaoks, selle organi jaoks, et ta vajab mingit toitained. Ei saa olla niimoodi, et me saame, kui me sööme igapäevaselt hakkliha makaronidega, me saame kõik toitained sealt kätte. See on võimatu, ei saa olla ju. Et meil on seal väga palju, me saame seal väga palju energiat me saame tühju kaloreid, aga me ei saa sealt kvaliteetset vitamiine ja mineraale, millest ehitavad need rakud ennast ülesse ja siis omakorda nad ehitavad ju selle organi ülesse. Aga vaadake, tore lugu on see, et kõik rakud siis uuenevad pooldumise teel. Ehk siis, kui meil need vanad väetid rakud eest ära lähevad, küll siis uued valmis küpsevad ja saamegi niimoodi tegelikult vaikselt ennast üles ehitada. Ja näiteks 10 aastaga me suhteliselt ehitame ennast täielikult ülesse. Et näiteks luurakud uueneb meil 8-10 aastat. Vererakud 4 kuud näiteks, naharakud circa 2 nädalat. Et erinevad rakutüübid, et kui keegi lubab teil maailma kõige paremaid asju, et te saate terve keha saate kohe sekundiga korda, kuu ajaga korda, siis lubage kahelda, et kui me vaatame nüüd enda biokeemilist pilti ja vaadet, siis me peame vaikselt terve keha välja vahetama. Et mina, kes ma olen 10 aastat nüüd valdkonnas olnud ja olen hoidnudki enda rasvhappeid korras, siis ma võin öelda, et enamus keha on mul välja vahetunud, välja arvatud südamelihased, kuna need on kuskil iga 20 aasta tagant enam-vähem uuenevad. Ehk siis, loomoraal on see, et tervelt elatud elu on teil vitaalselt elatud elu. Üks põhialustõdesid on see nii-öelda ABC, et üleüldse me saaksime korrektselt toimida. Ehk siis, et
hoolitsege, et rakkuaine vahetus toimib. Ja rakkuaine vahetus sõltub siis rasvadest. Omega 6, omega 3, omega 9 küllastunud rasv. Ja nad peavad kõik tasakaalus olema. Et ei ole ainult, et omega 6, 3 tasakaal, vaid samamoodi ei tohi liiga palju küllastunud rasva, ehk siis magusat, piimatooteid näiteks süüa. Ja kindlasti omega 6 põhine on odavad õlid, näiteks et päevalilleõli, viinamarjaseemneõli, rapsiõli osaliselt. Me peame teatud toitainete liike, siis ei tohi liialdada nendega. Nii, aga meil siis pealtnäha on kõik korras. See omega 6-3 põletik, see nii-öelda 10-1 või 15-1, mis ka minul oli, et see mitte kuidagi ei anna tunda sulle. See annab tunde niimoodi, et te ei ole lihtsalt täisvõimsul ela. Aga te arvategi, et te ei olete sündinud ja loodud selliseks, et natukene siit-sealt nigisete, nagisete, krõpsute või logisete. Et see mõtlete, et see on paratamatus. Ja alles siis, kui te sätite ennast 2-1-3-1 vahekorda ja hoiate seal vähemalt pool aastat ja rohkem, te hakkate saama oma sellest tervise plussidest, et kus kohast tegelikult ei peagi siit-sealt kuskilt järgi andma terviselt. Et ühesõnaga, see on nii-öelda, see põletik seda ei tunne füüsiliselt, aga me ei toimi lihtsalt hästi. Ja see on nagu kolesterool veres, mida me lihtsalt ei tunne. Et ta lihtsalt on seal, me peame teadma. Küll aga millega siis siin saame tõendada ja vaadata enda sisse, on siis teeme testi, veretesti. Ja väga lihtne. Et me võime sellest ju igasugustest nendest omega 6-3 vahekordast rääkida, aga näiteks Sinsino vahendabki balance testi. Ehk siis see on siis Vitas labori rasvhapete test, teisisõnu rakkutest, teisisõnu toidutest. Ehk siis me saame endal teada, teeme koduse veretesti ja saadame laborisse ja saame teada, mis seis meil on. Samamoodi D-vitamiini testi, samamoodi veresuhkru, pika veresuhkru test on meil ja siis on veel soolestiku veretest ka. Ja me oleme üldsegi rasvhapete testi teinud maailmas 1 700 000 tükki ja Eestis 19 000 tükki. Et me oleme maailma suurim rasvhapete testija üleüldse. Ja, aga et koostöölabor, tausta saate vaadata, kui huvitab, siis vitas.no. See on Norra labor ja Põhjamaades on taolisi laboreid ainult üks. Teine labor on olemas Saksamaal, Synlabil näiteks. Et rasvhappeid meil meditsiin tänapäeval ei tee, rasvhappete analüüsi. Sellepärast, et see on ennetus. Et meditsiin on reageerimispõhine, meie siin oleme ennetuspõhine. Et me ei oota, kui miskit jupp meil katki läheks. Aga, et kui me teame, et nüüd 95% enamuses maailmas, Euroopas 95%, ütleme, et igal pool maailmas 99% inimesed on tasakaalust väljas, siis miskit peaks ette võtma sellega. Et mina, kes ma olen teinud üle 500 testi isiklikult lahti seletanud neid tuhandeid, siis kuskil keskeltläbi iga 100 test ongi korras, ehk siis 3-1 või paremas tasakaalus on inimene. Et see on nagu hull lugu, mis siin nende tervistega toitumisega on ja just toidu kvaliteediga. Aga kui on probleem maailmas, saame lahendada. Ja siin tulebki siis mängu, et teeme siis alguses testi. Kas siis saame testida toitu, mida me igapäevaselt sööme sellega läbi vere, või siis ka näiteks mingit lisandit. Kui me oleme miskisugust omega 3 lisandit võtnud, palju õnne. Mis iganes te võtate testi, kas see töötab. Ära mõtle sellele, et ma loodan, et midagi toimib või töötab. Palun testi, samamoodi ka D-vitamiin. Et me kunagi pole mõtet asju võtta suvaliselt sisse ja oodata, loota, vaid vaatame, kas toimib. Ja teeme testi ja saame teada, mis see näit meil on. Ja näiteks minu esimene tulemus oligi 15-1. Ja nüüd ma vaatangi ja kuidas saada 120 päevaga see tulemus korda endal, kui see on paigast ära. Ehk siis meil on peale anda teaduslikult tõestatud, meie teaduslikud nõuande kogu poolt välja töötatud maailma tippteadlaste poolt, siis õli, Sinsino Balance Oil, mis toimib täiesti laitmatult.
Taustaks nii palju ütlen siis, et selle Balance Oili looja on Ola Aide ja kogu kontseptsioonid on töötanud välja siis Milano ülikooli doktoriga Angelia Maria Russo. Et see doktor Risso, vabandust, et tema siis otsis probleemi laste ATH probleemile, lahendust otsis. Ja siis hakkas uurima, et tegelikult see EPA ja DHA õiges koostises, et oluliselt siis aitab laste ajukeemiale kaasa. Ja siis Ola Aidega koostöös siis nad saidki selle nuputasid välja retsepti, et nagu Balance Oilil on. Et on omega-3 kõrge kvaliteediline EPA ja DHA on kokku segatud oliiviõli polüfenoolidega ja siis veel testitav, et kunagi alguse saanud siis Norra ülikooli laborist kasvas välja see Vitas labor. See on siis selline 25 aastat tagasi taust on. Aga võt selline, et selle omega-3 on selle Balance Oili kohta solvav öelda, et see on siis balance õli, ehk siis see tasakaalustab kõik rasvad. Aga vaatame korra video toimimisest ja Mait näita mulle, kui heli ei tule. Ma loodan, et peaks olema. 6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt omega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju omega-6 rasvhappeid, maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega, ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame omega-3 rasvhappeid? Omega-3 on asendamatu rasvhape, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Omega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt omega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei, kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt omega-3. See on ummikseis. Aga omega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju omega-6 rasvhappeid ja liiga vähe omega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on omega-3 rasvhapete parimad sõbrad. Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad omega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda. Kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita. Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes omega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad omega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid omega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva omega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Oil Plussi omaette liigasse.
Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes. Zinzino Balance Test on meie balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuiv veretest, mis näitab, kas teie praegune oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Oil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 000 000 testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja oomega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Ehk siis vaadake nüüd, kuidas see video on paar aastat vana ja siis oli 1 000 000 testi ja nüüd on 1 700 000 testi juba. Balance Oili me turustame alates 2014 ja Zinzinoga ettevõte on ise 20 aastat üldsegi turul olnud. Ja otse loomulikult Nasdaq First Northil on ta noteeritud ka, seega alati võib aktsiaid osta, et rohkem kui eeskujulik ettevõte. Aga nüüd, kui õli juurde tagasi tulla, et siin on üks teadusuuring, mis näitab, et kuidas siis oomega-3, kas ta on stabiilne, mitte lihtsamini öeldes, vaadake, kui te panete kala laua peale, siis ta läheb soojas haisema, ehk siis rääsuma. Ehk kui te pudelisse panna samamoodi, et kalaõli on väga õrn õli, mis peab panema antioksüdandiga kokku, nagu videos oli. Ja nüüd, kui on uuring tehtud, et kui panna, et kuidas siis erinevad oomega-3-d siis rääsuvad, kui kiiresti. Ja siin on selles labori keskkonnas on neid siis kuumutatud ja on vaadatud, et näiteks ongi, et grillõli läheb 5 tunniga rääsuma, siis tavaline vitamiiniga oomega-3, mis on enamuses müügil, see on 9 tunniga läheb rääsuma ja näiteks turhamaks õli siis 15 tunniga ja Balance Oil 35 tundi pluss. Ehk siit tulebki see asi, et õli peab olema oomega-3 kokku segatud väga-väga tugeva antioksüdandiga, muidu nad ei toimi. Mille pärast on kalaõli enamuses nendes kapslites? Et sellepärast mitte ainult, et mugav oleks neelata, vaid sellepärast, et nad rääsuma ei läheks. Et nad jõuaks, ta peab minema maohappelises keskkonnas soolestikku ja soolestikust imenduma siis veresoonkonda. Aga sellel teekonnal ta peab ainult vastu siis, kui on tugev antioksüdant seal juures. Infoks, et väga paljud odavad või pooltasuta antavad oomega-3, need tekitavad teil põletikku, mitte ei võta põletikku maha hoopis. Sellepärast, et nad lähevad selle samal teekonnal, kus nad peaks rakkudesse jõudma, lähevad rääsuma kahjuks. Seda saate alati testiga vaadata, kas need tooted toimivad või ei toimi. Aga siis millest on siis jutt, et Balance Oil sisaldab siis, mis on oluline EPA ja DHA, väga kõrge kontsentratsiooniga ja mis on veel olulisem sinna juurde, et see on kokku segatud siis oliiviõli polüfenoolidega. Ja see ei ole mitte lihtsalt oliiviõli, vaid see on siis varajane korje, mida varasemalt ära võtta, oliivid ära korjata, sealt õli välja pressida, seda kasulikum tervisekasu sealt ongi. Kui oliivid on pressitud sellised ilustatest küpsetest marjadest, siis te saate sellise mõnusa maheda oliiviõli. See on siis, loomulikult on kasulik, aga seal ei ole neid polüfenoole niivõrd hulgal sees, mis toovad selle põhitervise kasu. Et varajases faasis on need polüfenoole lihtsalt oluliselt rohkem, aga see teeb õli kallimaks ka.
et sealt saab lihtsalt vähem pressitakse seda välja, head. Siis on taoline õli veel olemas, näiteks nagu meil Balance Oil Premium. Ehk siis, mis siis vahe on? EPA, THA-d, kõik on samad. Vahe on siin selles, et selle sama oliiviõli on siin veel omakorda 30% rohkem, 30 korda rohkem polüfenoole kui selles teises Balance Oilis. Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et see tavaline lettidel olev oliiviõli, mis on kindlasti extra virgin, kindlasti kasulik, palun kasutage see omega 9, et seal võiks öelda siis, et tavapärane kogus on, siis meil Super Boost oleks siis see nii-öelda Balance Oil ja ütleme, et Superliiga üle kõige on selle patenteeritud sisuga oliiviõliga siis tegelikult see premium variant. Aga mõlemad õlid toimivad laitmatult. Siis otse loomulikult on kapslite kujul ka, et mina kasutan neid näiteks reisil. Mul naine kasutab kapslit mugavuse pärast, need on hea ka laua peal hoida, naistel käekotis hoida, kuidas iganes. Aga reisil on täiesti asendamatu, sellepärast et lahtine õli peaks olema külmikus. Nüüd otse loomulikult kõigil toodetel on alati, peavad olema laitmatult sertifikaadid. Paneb mõnikord mind muigama, kui küsitakse, et kas toodetel on siis Eesti nii-öelda registreeritud sertifikaadid on ju Põllumajandus-Toiduametis. Jah, otse loomulikult on, aga need on nagu need kõige väiksem kvaliteedimärk. Kvaliteetseks teeb tegelikult need teised kõik märgid, mis näitavad tootmise kvaliteeti ja sa ei saa neid niisama lihtsalt neid serte. Näiteks üks tähtsamaid, mina loen siit Inform Sport sertifikaat. Tänu sellele märgile saavad meie tooteid kasutada olümpiasportlased, et nad ei pea pelgama, et erinevates meie toodetes oleks selliseid mustemaid lisaaineid. Kui te infoks, et tavakodanik läheb poodi, ostab midagi, mingi vitamiini, siis vaatab peal, on D-vitamiin, magneesium, mis iganes on. Sportlane sellest ei piisa, sellepärast, et see puhtusaste peab olema väga kõrge, et ei tohiks olla kõrvalaineid. Pärast tuleb välja, et sealt on mingisugused lisaained, mida võib kvalifitseerida dopinguks. Et näiteks see nii-öelda puhtuse näitaja on. Aga oluline ikkagi on lõpuks see, mis ta teeb meil. Üks asi on numbriteks ja igasugused sertifikaadid. Mul on ikka kõige olulisem. Mina ise olen terve ja pere on terve. Ja siis ongi, et omega 3 ja meie Balance Oil on tarbitav siis eostamisest kuni raugaajani. Et siit on näha praegu hetkel, et pilt hakkab 6. elukuust, see on siis sellepärast, et 6. elukuust ja siis väikesed lastele, kes hakkab lusikalt tahket toitu sööma, saab siis lusikalt Balance Oili juurde. Enne seda ta saab ema rinnapiimast Balance Oili ja enne seda saab veel kõhus olles. Et kõige drastilisem näide näiteks on, kui naine on lapseootel, siis kuskil, see on siis kolmandal trimestril hakkavad siis lapsel siis välja kujunema aju ja silmad. Ja näiteks nendeks on vaja seesama alguses juttu olnud seda DHA-d tohutul määral. Et kui oli, et see aju koosneb 70% rasvast ja see 70% omakorda 30% on DHA, siis kui emal on puudu DHA-d, siis kuskohast laps kõhus peab saama oma silmade aju arenguks kõik vajalikku. Ja ebaõnne, mis siis juhtub, kui naisel on napib DHA-d, laps läheb otseselt naise aju kallale ja võtab sealt depoos seda. Ja mis siis juhtub, et naistel tuleb meeleoluhäired, siis on samamoodi silmad lähevad nõrgemaks, juuksed, küüned ja nii edasi. Et naised hoolitsege endalt, et kaks asja, mis ei ole üldsegi tervislikud inimesele, on tippsport ja rasedus. Et kui nende kahe teemaga tahad tegeleda, siis kindlasti mõtle hoolikalt ja uuri natukene. Väga palju lisandeid ja igasugu väga head toitu peab sööma, et kui tahad tegeleda tippspordi ja rasedusega. Ja rasedus saab veel vastutada omal järglase eest ka. Lisaks üks uuring veel oli, et kui on omega 3 oluliselt sul miinuses, siis on näiteks raseduse enne
enneaegne katkemine väga-väga tõenäoline. Selline uuring on. Kelle pärast soovib, tahab, siis võin jagada neid, mida ma siin ütlen või väidan. Aga lähme edasi. Unustan ennast vahepeal siin lobisema. Milleks siis omega-3 on hea ja tervisealased väited? Et kuna tegemist ei ole ravimiga, tegemist on toidulisandiga, siis ei tohi niisama ühte, teist ja kolmandat väita. Igale tootele on siis European Food Safety Association kinnitanud sellised mummukesed, et mida tohib toote kohta öelda. Ja mõtleme parem niipidi, et kui te näiteks balance oili ei võta, siis kas te tahate riskida näiteks, et teil ei ole normaalne vererõhk või teil ei ole normaalne ajutalitus või normaalne lihaste talitus. Et see ongi, et me saame endale kõik vajalikku, et terved olla. Et nagu ma alustasin, et iga raku komponent on ja kuna me koosneme triljonitest rakkudest, siis otse loomulikult me peab olema see komponent olemas. Ja me peame seda iga päev saama sünnist surmani. Kas siis pudelist või siis toidust täiskasvanul on adekvaatne allikas, on merekala 2,5 kilo või meesterahval kuskil 2,5 kilo merekala nädalas peaks sööma, et saada oma rasvhapped tasakaalu. Seda toetab nii teaduskirjandus, kui seda katset on tehtud. Aga siin on näide mu enda testidest, et 2016 aasta veebruarist hakkasin tulema, et oli 16 korda enam oli põletiku näit, siit on ilusti näha, ja kaasnesid ka terviseprobleemid. Nüüd, kui ma saan varsti kohe 49 juba, pole mitte midagi häda tervisel, see näitabki, et me võime ilusti vaikselt hallimaks minna, ehk siis vitaalselt vananeda. Need teismelised, kes mul tollel ajal lasteaias käisid, olid haiged. Igapäevaselt on 10 aastat hoidnud samamoodi ilusti tasakaalu. Ma olen väga nõudlik isa olnud, et ma ei lase mitte üldse neil ilma õli ja vitamiinideta olla. Ja tulemus on näha, et õppeedukus on hea, vitaalsus on hea, kõik toimib laitmatult. Ennem lasteaias oli üks haigus teise takka. Ja need haigused kadusid kohe ära. Võin öelda, see oli mingi 1-2 jooksul, et kõik laste haigused. Need vitaalselt toimus. Ja ma mäletan, et mul veel õde ütles selle kõige peale, et jaa, aga lapsed kasvavadki haigustest välja. Huvitaval kombel, et need kõik, kes hakkavad balance oili võtma, siis kõik kasvavad haigustest välja, et see on huvitav. Aga pole hullu. Siis siin on välja toodud veel, et kui inimene saab meil kliendiks ja teeb balance testi ja tal on 3:1 või parem siis tasakaal, siis ettevõte õnnitleb ja maksab talle raha tagasi. Järelikult see toode, mida inimene võtab, toimib hästi või see toit, mida ta sööb igapäevast, toimib hästi ja ta ei vaja mingit täiendavat lisa omega-3. See ongi see oluline garantiimoment inimesele ka. Ja kui tal on ikkagi midagi piisavalt palju, siis me ei pea võtma neid aineid. Aga võin öelda, nagu ma ütlesin, et iga 100 test on korras. Ja keskmine mingi muu kaubandusketi toode, ma näen, et ta läheb kuskil 8, 9, 10 ühele saavutab inimene sellega. Aga kõik, mis on üle 3,1, hakkab oluline terviserisk välja kujunema. Aga lähme edasi, et üks asi on siis omega-3, mis on nagu kõige oluline põhiline, et ta võtab siis põletiku maha rakus ja rakuaine vahetus hakkab toimima. Need on 2 põhilist algeeldust. See ei ole mingi vitamiin ega midagi. Ta paneb rakud tööle. See on punkt 1. Järgmine asi, mis on siis soolestikutest. Kui enamus inimesed teavad, et meil arsti juures saab soolestikutesti teha niimoodi, et sa väljaheitest teeb proovi, siis just maailmas on esimene meie ettevõte, kelle teadlased ja eesotsas doktor Martina Torreseniga mõtlesid või nuputasid välja, see oli vist 6-aastase teadustöö tulemusel, et verest võtta välja soolestikutesti, nii et kogu meditsiin tulevikus suure tõenäosusega hakkab nendest samadest teadusuuringutest tuginema. Et meie oleme nüüd esirinnas seal. Ehk siis mitte sa ei tee bakteritest proovi, vaid bakterite tekitatud jälgedest proovi, mis bakterid tekitavad verre, need jäljed.
Vot sellise asja. Ja samamoodi kodune veretest teed sa kodus ära, saadad laborisse posti teel ja saad vastuse siis kuskil 15-20 päeva jooksul ja testid on anonüümsed, nii balance test kui need test, kõik on anonüümsed testid. Siis kui ma rääkisin õlist ja ajutööst, siis üks oluline teine aju asub meil soolestikus ehk kiudained. Ehk siis, kui paljud teavad, mis asi on probiootikum, siis probiootikumid on bakterid, kes söövad prebiootikume. Ehk prebiootikumid on olulised kiudained ja meil on selline asi nagu kiudainete kompleks ja see siis paneb soolestiku ilusti tööle niimoodi, et soolestik nurrub, kõik toitained hakkavad imenduma ja sealt tuleb juba, vot see ongi, et see soolestik on meie teine aju, ehk siis see soolestik aju on otseselt omavahel seotud. Ehk kui igapäevaselt kas süüa piisavalt kiudained, mida enamus eestlased või üle maailm ei tee, siis mõistlik on, et igapäevaselt juurde võtta kulbitäis see sinobiootikumi toimib ideaalselt. Kui te võtate ainult probiootikumi, siis mõelge alati selle peale, et see probiootikum jääb nälga, et tal ei ole toitained. Ehk siis tegemist on prebiootikumida. Siis Xtend. Kui paljud võtavad multivitamiine, siis Xtendi kohta multivitamiin solvav öelda. See on siis toitainete kompleks, see kopeerib päris toitu. Seal on vitamiinid, mineraalid, fütotoitained sees, ehk siis terve tasakaalustatud toidulaud on põhimõtteliselt sees. Need ongi, et nii mina kui terve pere on igapäevaselt aasta ringi. Alguses suvel ei võtnud, aga siis ma sain aru tegelikult, et me suvel ei saa ka kõiki toitained kätte. Et see on ka linna legend ja müüt ja me saame kõik toitained kätte meil suvel. Ehk siis aasta ringi Xtendi juurde, siis on meil kõik toitained tagatud. Et ma ei pea muretsema, et kui laps läheb kooli, et seal hakli ja kastet makarondidega sööb, et ta ei saa sealt toitained. Tänu sellele Xtendile saab kõik kätte. Kõik on olemas. Tagatud. Ja ongi, nimetame seda terviseprotokolliks, ehk siis punkt 1, tasakaal korda, rakuainevahetus korda, põletik maha, siis teine on seedimine soolestik korda, korras kolesterool kõik ilusti, Xtend toitainete kompleks peale ja siis täiendavalt päris lõbus asi on Viva, ehk siis see on safranil baseeruv selline nii-öelda ajuvitamiin. See on patenteeritud siis tootmistehnoloogiaga, ehk siis täiesti uskumatul hea rõõmupill. Tagab hea une, tagab hea meeleolu, töövõime, et soovitan kõigile seda proovida. Kui ei ole küsimus, siis balance oilis, sinobiootikus, Xtendis proovimises. See on siis must be, see on lihtsalt meie biokeemiline eeldus. Me vajame neid toitaineid niikuinii kogu aeg. Siis see Viva, me võiksime samamoodi oma serotoniinid ja kõik saada toidust kätte. Aga seda võib proovida ka, eks sa ise vaatad, et kas sulle meeldib see toode või mitte. 5 päevaga tavaliselt 75% inimesi tunnevad juba vahe ära. Et näiteks see ees on nüüd kevad, lastel eksamite periood on väga soovitan, et võtab mured maha või siis on teismelistel armuprobleemid, jumala eest. Et see on alates 3. eluaastast on siin tehtud, randomiseeritud ka katsed selle peale, et väga lahe asi. Ja otse loomulikult, mis meid üldse koos hoiab kõik? Need sidekoeained, kollageen. Kui paljud räägivad, et meil oleks tugevad luud ja tugevad liigesed ja lihased kollageen, siis ärme unusta seda, et me ilusad näonahad oleks kortsuvabad ja kõik muud. Õli teeb enamus töö ära juba. Õli siis ilusti meil pingutab näonahka, tagab C-vitamiini imendumise, kõik muude vitamiinide imendumise. See on üks eeldus. Aga kollageen iseenesest samamoodi. Mina olen kollageeni võtnud kogu aeg ka masstootmisest. Olen lihtsalt juurde, ma terviseseminar olen kollageenist väga. Terviseseminar ma olen alati maininud kollageeni. Et see on kasulik ja olen võtnud neid lihtsalt poest täiesti, võtan riiulit täiesti suvalise ja võtnud. Aga siis, kui meil tuli endal aasta tagasi tuli kollageen müüki, siis ma sain aru, et okei, et kollageenil ja kollageenil ka suur vahe. Ehk siis tegemist on merekollageeniga. Et need kollageeni, see biokeemiline omistavus peab hoopis teine on merekollageenil. Ja jutt ei ole ainult kollageenis. Selle kohta kollageen on samamoodi lihtsalt solvav öelda. Et see on siis kollageeni tootmisprotsessi paneb tööle meil. See on taoline asi, et
kuu aja karp on siis 10 päeva. Sa võtad iga kuu 10 päeva ainult seda kollageeni kompleksi, võiks öelda, ja ta paneb sinu soolestikku efektiivselt omakorda veel kollageeni tootma. Kõigele sellele kasuks, kui võtta veel õli ja sinobiootikud, siis on poole efektiivsem kogu protsess. Eks täiendavalt saate ise uurida, kes sind siia seminarile kutsus tema käest, et millega täpselt veel tegu on. Ehk siis tooteid ei ole palju, aga need on eesrindlikud. Et meie ettevõtte mõte on mitte kopeerida, vaid ise välja mõelda teadlastega sellise koostisega, mis siin toimiks, milline sünergia toimiks. Ehk siis just eriti rasvhapete test on see põhiline. D-vitamiini teste ja veresuhkruteste ilmselt saate mujalt ka teha perearsti juures, kui ta laseb teil teha. Aga soolestikutest ja balance test, need on täiesti ainulaadsed, et neid saab meie kaudu teha. Siis õli, igasugust varianti, erinevaid maitseid, vegan veel on olemas, siis kapslid on olemas, veeslahustuv olemas. Siis on ülimal kvaliteetne oliiviõli olemas. Et see sama oliiviõli, mis on selles mustas pudelis sees ja on ka kapslites sees. Siis siin on siis extendid erinevad, ehk siis toitainete kompleks Protect, mis on siis kaasa sündinud immuunsusele 1,3,1,6 beta-glükaan. Ei ole kaera beta-glükaan, see on teine asi hoopis. Et see on siis väga-väga tugev, efektiivne looduslik immuunsuse boostija. Kõigil võiks kodus seda vähemalt üks karp alati olla, SOS korras. Siis D-vitamiin magneesiumiga. Allo, kui teil D-vitamiini imendu, siis võib-olla ei olegi kehva toode, võimalik, et sul on hoopis magneesiumivarud on kehvad. See D-vitamiin on kokku pandud magneesiumiga. Ehk siis D-vitamiin imendumine eeldab ka magneesiumit. Et siis multifi on lastevitamiin ja siis otse loomulikult ühel korralikul ettevõttel on ka spiruliina tooted. Siis spiruliina toode on nii tabletina kui on ka vedelikuna ja selline sinine vedelik, see on fükotsüaniin, et väga põnev toode. Ja siis on veel siis nii-öelda vananemise ennetus on Sinogen, et see puhastab siis rakujääkidest keha. Hästi põnev kurkumiinipõhine toode on. Ja siis all on veel eraldi on kurkumiin piperiiniga, siis on veel kaalule mõeldud või sportlastele mõeldud, siis lean shake ehk siis toidukorra asendaja. Tervislikult saab kaalu alla võtta, tervislikult juurde võtta või siis näiteks minu poeg käib siis MMA-s ja samamoodi, et võtab, et trennipäevadel võtab lean shake ehk siis, et ei sööks kõhtu liiga täis näiteks. Et see on nii sportlastele kui ka kiire elutempoga inimestele toidukorra asendus. Ja siis otse loomulikult kollagen ja loomulikult seerum, täiesti asendamatu. Mina olen see seerumit, nii kui see välja tuli 7 aastat tagasi, olen kogu aeg seda kasutanud. Mille pärast? Et see toode on mõeldud pluss 35-stele, see on mõeldud nagu seerum ikka, et sellised nahane kortsupõhjade tõstmine. Aga tegemist on siis toitumisteadlaste poolt välja mõeldud seerumiga, mis tähendab seda, et esiteks te pole ühte sellist nii looduslikku toodet näinud, kui see veel on, et võib süüa täitsa seda. Aga see on põletikuvastaste komponentidega, ehk siis suvel päikese käes, kui EPA on seespoolt, aitab päikese põletuse vastu, nagu ma alguses siin rääkisin, siis see seerum väljaspoolt võtab põletikku maha väga efektiivselt. Siis peale habeme ajamist või peale raseerimist, kus iganes, et siis see sama seerum ideaalne. Et kunagi see Kaunas ja Žalgiri korvpallimehed panid oma vesivillidellegi seda peale. Ehk siis ja siis noored näiteks, kellel on akneline nahk, jumala eest, siis EPA TH seespoolt on nahale, ennetab seda akneteket, aga seerum väljaspoolt võtab põletikku maha. Ja siis on veel üks Šveitsi kosmeetikasari, mis ettevõtte me ostsime ära. Ehk siis tooteid ei ole palju, aga nad on eeskujulikud ja nendest piisab, või kui kõiki neid tarbida, no see pole üldse küsimustki, et vähemalt kõige olulisem ongi, et omega 3, vitamiinid, mineraalid, fütotoitained ja prebiootikumid, see teeb põhiliselt kõik peaaegu ära. Ja sinna juurde, kui tahad disainida, ühte, teist ja kolmandat juurde. Aga mis on hinnad? Et see on kõige olulisem. Näiteks, kui meil balance teste, 2 balance testi maksavad 378 €, siis püsikliendina tulles, siis püsikliendi hinnad näiteks on 206 € ja mis sellest koosneb, on 2 testi,
2 balance testi, esimene test ja 4 kuu pärast test. Ja siis on 2 kuu tooted kaasas ja see on 6 kuu püsitellimus ehk siis 43 euri kuus. Põhimõtteliselt võib öelda, et üks täiskasvanu saab 1,2 eurot päevas omale põletiku alla ja rakkuainevahetuse korda. Ühesõnaga, sa võid muretult teada, et sul on kõik korras, sul on testid tehtud ja sa vähemalt tead, et sul on tagatud ja kõik. Sa ei pea mõtlema, kas selles kalas oli ühte, teist või kolmandat või olnud seal oomega-3 või midagi. Aga need õliks veel ja õli võetakse meil kaalupõhiselt. Et 0,15 korda kehakaal, lapsed võtavad 0,20 korda kehakaal, ehk siis põhimõtteliselt väikestel lastel on ainult niiskelusikas peaaegu, täiskasvanutel on ka siis 1 või 2 supilusikat, et olenevalt suurusest. Aga kui võtta, ongi terviseprotokoll, ehk siis testid, Xtend, õli kõik, ehk 728 koosta ühe korraga jaekliendina. Ma arvan, et keegi ei taha sellist hinda maksta. Kui ta oleks meil püsiklient, siis ta saab 338 euro eest kõik need ühe korraga kätte. Ja edasi on igakuiselt 109 euri. Ehk siis, mis mõistlik on nagu päeva peal arvutada, mis sa saad? Sul on circa 3 eurot päevas või 3 eurot päevas, sa saad kõik oma tervisele. Sa saad omal õlid korda, sa saad omal rakkuaine vahetuse korda, sul on vitamiinid, mineraalid korras ja sul on veel soolestid ka korras. Et kas sa saad 3 euro ees midagigi lähedasemat, et sul on nagu tervislik, täielik toidukombo käes. Ehk võtame kokku kõik. Ehk siis, et kui me soovime ennetada elustiilihaigused ja oleks tugev immuunsus, siis ongi, et punkt 1 õli, siis punkt 2 on siis Xtend ehk siis toitainete kompleks, kus sees muu hulgas on see 316 beta-glükaan, mille kohta ma täitsa soovitan täiendavat uurida, kui on soovi, või AI, kes küsida. Just see numbrid on olulised, 1316 beta-glükaan, mitte 1214. Ja siis kiudained, et on olulised. Ja selle kõige tulemuseks ongi, kui järjepidevalt iga päev võtta, siis me saavutame tervelt elatud elu. Ja nii lihtne see ongi. Et see on siis kaasaegne biohäkk ja toimiv lahendus, millest ma siin rääkisin. Et võin anda oma kindla garantii sellele kõigele, mis siin on. Et see on tõesti parim, mis mul elus juhtunud on. Täpsustan, et oma naise võtmine oli parim, mis ma elus omale sain, aga teine asi on see, et ma selle tervisekontseptsiooniga tuttavaks sain ja ma tegin omale selgeks ja igapäevaselt tarbin. Seega, suuremad tänud kõigile osalemast ja kelle iganes teid siia kutsus, küsige täpselt materjali juurde või kuidas saaks kellegi käest osta, kas õli või vitamiine. Ja kindlasti jälgige meie kanaleid ka, et peaaegu iga teisipäev on kas terviseseminar või terviseäriseminar, et püsige kanalil ja kohtume jälle. Ja oli kõiki tore näha ja aitäh teile aja eest!